Ironman Eesti toob sedapuhku Tallinnasse kokku osalejad 97 riigist, aga vähe sellest, loomulikult kaasnevad sellega ka liikluspiirangud ja eelkõige siin Haaberstis, aga ka Viljandi maantee ümbruses ja Harjumaa teedel, nii et tasub olla tähelepanelik. Sel korral on meil oluliselt palju rohkem osalejaid, et seda ilmselt linnapildis ka ilusti juba näha, et neid triatlejate, kes treenivad, valmistuvad ja nende kaaslasi on oluliselt rohkem. Et kui meil muidu on kahe sündmuse peale kokku olnud 3000 osalejat, siis nüüd on 4300 ja lisasündmused, mis eile lõppesid, olid kõik meil välja müüdud, nii et seda rahvast Eestis on päris palju, meil on 97 riiki, külla tulnud circa 3200 rahvusvahelist osalejat, kes igaüks on 2 kaaslast kaasa võtnud. Majandusmõju küll tuleb nüüd paari kuu pärast, aga see on tavaline praktika, nii et kokku circa 10 000 külalist välismaalt, kes on Ironmani jaoks Eestisse tulnud. Sündmus ilmselgelt toob ka kaasa teatud piiranguid. Meil ujumises distantsi start on muutunud, olles ennem oli ta Stroomirannas, nüüd ta on meil Raku järves, mis on Viljandi maantee ääres, kes ei tea, siis laupäev ja pühapäev stardid on hommikul, laupäeval 7:30, pühapäeval kell 9 ja siis Viljandi maanteest Tallinna ringteeni ja Tallinna ringtee kuni siis Saueni on kinni kell 1 ja sealt edasi on siis liiklus juba tavapärasel ringil. Piirangud puudutavad ka Tallinna ringteed, kus liiklus on viidud maantee ühele sõidusuunale. Rattarajad on eelkõige Keila-Joa ja Vääna kandis, jooksurada käib ka Stroomiranna piirkonnas ära, kuid võistlus toimub ainult kergliiklusteedel, nii et autojuhte see ei puuduta. Kuid hoolimata mõnedest ebamugavustest on Ironman Eestile ja meie majandusele väga oluline suursündmus. Meie toetame Ironman Tallinna käesoleva aasta korraldust 790 000 euroga, et see ei ole üldse väike summa, et oluline osa meie siis rahvusvaheliste ürituste toetamise eelarvest, et eks see teatud määral väljakutse ikka on, samas tegemist on majandusliku mõjuga üritusega, ehk siis see toob Eesti riigile juba ainuüksi välisraha käibemaksu osas rohkem tagasi, kui me sinna sisse paneme, et selles mõttes eelarve neutraalne üritus, et see on väga oluline üks kasu Eesti riigile, teisest küljest selle mõju spordivaldkonnas, ma arvan, on hindamatu, et kui me räägime majanduslikust mõjust turismisektorist, 97 riiki muljet avaldav, ei ole palju valdkondi, palju üritusi, mis Eestisse nii palju rahvast tooksid. Aga ka ma arvan spordikogukonnal, et triatlonistid saavad Eestis võistelda, noored näevad teisi võistlemas, saavad ise ka osa võtta, et see on ka üks väga oluline panus. Eesti mitmekordse parima triatleedi Henri Räpo sõnul on Ironman maailma üks raskemaid võistlusi. Pingutus on ikkagi maksimaalne, et küll aga peab ikkagi jaotama oma energiat vastavalt, sest see on ikkagi 3,5 tundi, et ei saa nagu kohe algusest lõpuni maksimaalselt pingutada, et tuleb ikkagi energiat jaotada. Mis siis sellise võistluse puhul tegelikult tähtis on? Kas siis nii nagu öeldakse osavõtt või ikkagi ka see, et kui kaugele, kõrgele sa võrreldes teistega jõuad? Ma arvan, et poolpikas ja täispikas triatlonist tuleb ikkagi võistelda peamiselt endaga, et tuleb jääda enda võimete piiridesse, et see on ikkagi päris korralik distants. Tallinn on oma väiksusega atleedid üle maailma ära võlunud ja see on ka põhjus, miks sel aastal on osalejaid nii paljudest riikidest. Neile meeldib see kompaktsus, et tegemist on ikkagi pealinnaga, aga samas lennujaam on ligidal. Kui sa kesklinnas elad, siis võistluskeskus on 5 kilomeetri või 10 kilomeetri kaugusel, mitte nii nagu võib-olla mõnes teises tipplinnas, kus kutsutakse inimesi paarikümne kilomeetri kaugusele ja see familiaarsus, mis siin on, et inimesed on sõbralikud, EXPO on ilusti suur ja inimesed saavad soojas olla, nii et need inimesed on rahul siiamaani olnud, et loodame, et siis nädalavahetus tuleb tore ja nad saavad võistluse peetud.